keraamikute poole pealt ei ole mingit sellist vahetegemist olnudki kunagi. Et üldiselt on isegi juba nõukogudeaegses õppekavas oli meil no nii ühte kui teist sees, et me ei teinud ainult, see oli väga tasakaalustatud täpselt noh, niimoodi nagu kursuste kaupa, eks ole, ja niimoodi kasvavas joones, et algul olid, eks ole, mingid sellised lihtsamad ja tegelikult see tõesti tegelesime nii disainiga, nii noh, ütleme siis sellise ruumikunstiga või ruumikujundusega ja ka täiesti nagu selliste skulpturaalsete või noh, ütleme siis mitte veel installatiivsete, aga mingite skulpturaalsete, eks ole, teemadega ja no selles mõttes nagu ei ole midagi uut. Ja ka nii palju, kui oli õpilastelt küsitud, et kumba suunda nad nagu soovivad, siis tavaliselt kõik on öelnud, et ikka mõlemat. Aga sellepärast ka kindlasti, et nad ei oska ju seda valikut tehagi, kui nad ei ole proovinud üht ja teist. Aga nüüd ma peaks ütlema, kuigi nad kõik ikkagi rõhutavad, et kõik neid huvitab ja võimalikult nagu laiapõhjaline haridus, siis nüüd mulle tundub küll, et võib-olla ka seoses nagu selle magistriõpingute tekkel, et on hakanud nagu sellised nagu mingis mõttes nagu läheb kõik ühte, aga teistpidi keraamika sees ma tunnen, et selgelt eristuvad nii-öelda disainerid ja siis, kes lähevad vabakunsti poole. Et kui sa nii-öelda siis nagu sellisel nii-öelda kunstinäitusele võid esitada selliseid asju, siis võib-olla niisugused nagu keraamikanäitused või sellised konkursnäitused või žüriiga näitused, vaat seal jälle nagu oodatakse just, et sa midagi täiesti nagu noh, selles mõttes uut avastad või mingi uusi tehnikaid või värskeid suundi või kuidagi nagu teistmoodi, aga noh, siin see ongi selge, sellepärast et see on ju see, mis nagu arendab nagu seda ala spetsiifiliselt, aga kunstis ei ole oluline võib-olla see, kuidas see on teostatud, vaid see, mida sa nagu öelda tahad, eks ole, et sellest nagu tulebki selline võib-olla mingi nihe sisse.